Hiljuti renoveerimise läbinud Tallinna Arte Gümnaasiumis tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva piduliku aktusega, kus kõlasid nii luuletused, erinevad mõtisklused kui ka kaunis muusika. Kas tänapäeva koolinoored oskavad aga väärtustada seda vabadust, mis meil on? Tegelikult oskavad küll, aga samas oli mul just tund 11. klassiga, kes ütlesid, et aga õpetaja, meie jaoks on Eesti Vabariik iseenesest mõistetav asi. Ja et meie ju ei tea teistsugust elu. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult ju nii ongi ja siis me arutasime seda asja, et aga nii peabki olema. Eesti Vabariik peabki olema iseenesest mõistetav asi ja jumal tänatud, et see noorte inimeste jaoks nii on. Aktusel pidas kõne ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes tõdes, et vabariigi aastapäeva eel räägitakse tihti ajaloost. Ta rõhutas, et ajalugu ei ole lihtsalt lugu, raamat või film, mille saab pausile vajutada. Ajalugu on ka siin ja praegu ning see, milliseks see kujuneb, sõltub meist kõigist. Milliseks tahaksid sina tuleviku Eestit muuta? Ma arvan, et veel paremaks ja paremale. Mina arvan, et Eesti võib olla nii, nagu ta praegu on. Ma arvan, et me oleme väga hästi kõik teinud. Me oleme heal tasemel nii hariduses kui tehnoloogias näiteks. Mina arvan, et me oleme kõik seni hästi teinud. Mina tahaksin tulevikus Eesti muuta kindlasti rohkem julgemaks. Praegu tundub Eesti natukene vaikne, aga kui ma tean, et meil on nii palju potentsiaali, et me saaksime olla tugevad tegijad. Arte Gümnaasiumi ajaloo õpetaja sõnul huvituvad õpilased Eesti ajaloost ning on sellega väga hästi kursis. Võib-olla see oleneb mingitest eeskujudest, võib-olla see oleneb silmaringist. Väga keeruline on, nagu öeldakse, kokku liita või rääkida ka õpilastega, arutada erinevaid seisukohti, mis on ka meie ühiskonnas, sest inimestel on erinevad vaated ja nii ka lastel. Neid lahti rääkida, neid seletada, arutada nendel teemadel, see on väga oluline. Lisaks Eesti Vabariigi aastapäevale tähistas Arte Gümnaasiumi kooliperega peatselt algavat koolivaheaega.